Vaatame täna ülesannet, kus õpilane saab harjutada jäägiga jagamist. Siin me kasutame siis 2 sisendvälja ja 2 nuppu ja defineerime siis ka 2 sugust juhuslikku täisarvu. Aga jälle, et valides vahemikku, nendele arvudele määrame me ära siis, et kui raske see tehe on. Siin on näha, mul on 3 erinevat harjutust tehtud, siis esimesel on raskustähe kõige kergem, siin all on juba suuremad arvud ja all veelgi suuremad. Nüüd, kui õpilane seda hakkab lahendama, siis siia tuleb jagatis. Hetkel paneme 2. Kui ta praegust eemal klõpsab, siis automaatselt see roheliseks ei värvu. Paneme jäägi tõeselt, paneme jäägiks 6. Ja kui me nüüd kontrolli nuppu vajutame, siis näete, jääk muutub roheliseks, aga täisosa jääb punaseks. Ehk parendame vea, paneme uuesti kontrolli, nüüd saab õpilane teada, et ta lahendas õigesti. Sellise jäägiga jagamise kohta ma mujal ei ole väga eestikeelset sellist keskkonda või õppematerjali leidnud, kus seda harjutada saaks, aga GeoGebras sellist harjutust õpilasele tehes saab ta harjutada täpselt nii kaua, kui ta sellest päriselt on aru saanud. Ja nüüd uus tehe, jälle on võimalik harjutada. Ja siin on ka nii nagu siin, et siin on 16 tuleb vastuseks ja see teadmine, et jääk ongi 0, on päris oluline. Sest lapsed arvavad, et aga mis ma siis teen? Et mida ma siis kirjutan, aga see ongi normaalne, et kui jääk on 0, siis see tähendab, et arv jagub täpselt ja see on hea koht, kus lapsele see siis üle rääkida. Nii, proovime siis, kuidas sellist väikest ülesannet teha on. Võtame GeoGebra lahti ja panen siit graafika 2 vaate kinni. Algebra vaade jälle lahti, siis on mugav näha, mis meil siin toimetades tekib. Ja alustame siis juhuslike täisarvude loomiseks. Loome kõigepealt trükiviga. Juhuslik täisarv siis jagatava jaoks. Võtame siis vahemikku 10-st 20-ni, teeme sellise lihtsa ülesande. Ja nüüd jälle, kui ma tahan seda sama käsku järgmise juhusliku täisarvu jaoks kasutada, siis nool ülesse klaviatuuri pealt ja muudan ainult siis neid väärtusi, et paneme siis, teeme tõsiselt lihtsa ülesande, et 1-st 10-ni, et siis see, millega me jagada tahame. Nii. 2 arvu loodud, juhuslikud täisarvud. Nüüd me saame kohe minna tegelikult teksti koostamise juurde. Ehk loome siia teksti, mida õpilane näeb ülesandena. Võtame siit tekst, klõpsame ekraanil ja lisame nüüd arvu A ja B väärtuse objektidena. Kõigepealt valime arvu A väärtuse ehk objekt A. Tühik, jagamismärk ja arvu B väärtus. Kui me vajutame OK, siis see ilmub siia. Nüüd, kui ma tahan teda liigutada, pean siit lukust lahti võtma. Kuidagi liigutada või kuskile teise kohta panna või tahan boldi panna. Seda kõik on võimalik teha. Mina kasutan seda knopkat, et hiirega rullides see tekst ära ei liiguks. Ja panen ta praegu lukku, et laps ei saaks ka niimoodi parema hiirega või vasaku hiirega võttes ära lohistada teda. Nüüd saame me juba tegelema hakata sellega, et valmistame ette tõeväärtused õpilase vastuse kontrollimiseks. Võtame N1 võrdub false, trükime sisendreale, vajutame Enter ja jälle nool üles saama sama käsu ja muudan siin ainult numbri ära ja juba mul on järgmine tõeväärtus olemas. Õigsuse jaoks oig 1
ja enter ja jälle nool ülesse, muutes siin 1,8 saame õigsus 2. Ja selleks, et õpilase vastust kontrollida, loome arvud vastus 1. Paneme ta hetkel võrduma suvalise arvuga ja vastus 2 samamoodi. Siin oleks nüüd ka tegelikult nool ülesse ja juba ta annab tegelikult selle viimati kasutatud funktsioonid ilusasti või need muutujad kätte ja saab hästi kiiresti luua. Nii, me oleme juba jõudnud tegelikult selle olukorra juurde, kus meil on olemas juhuslikult täisarvud, tõeväärtused siis vastuse kontrollimiseks ja siis kui õpilase vastuse jaoks loonud siis arvud, et kui õpilane sisendvälja peale kirjutab midagi, siis vastus kirjutatakse siia maha. Me peamegi nüüd järgmiseks looma 2 sisendvälja. Esimese sisendvälja siis jagatise jaoks. Peale siis kirjutame jagatis, aga selle me hiljem peidame ära, aga lihtsalt enda jaoks. Ja lingime ta siis vastusühega, ehk see, mis jagatise siia tekstivälja sisse kirjutatakse, võrdsustatakse vastusühega. Nii, ma klõpsan kohe siin all ja teen ära ka teise sisendvälja. Siia ma panen koma tühik ja jääk. Ja nüüd, kui ma tahan, et see tühik jääks ka siia selle sisendvälja ja selle sõna vahele, pean ma valima siit selle tühja ruudu ehk sisetühik. Lingime vastus 2, ütleme okei. Nii, meie jaoks siis sisendväljad olemas, aga nüüd me peame natukene tegelema nende kujundamisega. Selleks võtame omadused. Nii. Kõige esimene asi, et esimesel me ei taha, et näidataks tähist. Võtame tähise näitamise maha, kadus ära. Teine on stiil. No ta võiks olla umbes 5 ühikut pikk. Aga see on ka selline maitse küsimus, et kui pikka keegi tahab siia kirjutada. Võib ka 4 ühikut olla, võib ka 3 ühikut olla. Lohistasin umbes paika ka, et kuidas ta võiks välja näha. Ja nüüd, kas ta joondab vasakule või paremale, mina eelistan, et ta siin joondab paremale. Nii, et need värvid dünaamiliselt muutuksid, selleks siin lisavõimalustes kirjutame, et ta värviks punaseks siis, kui in1 on võrdne siis true, ehk sinna on midagi sisse kirjutatud. Aga samal ajal õigsus 1 on vale ja oig1 on vale ehk false. Enteriga kinnitame käsu. Ja nüüd tegelikult rohelise jaoks ma saan seda sama siin kopeerida. Tulen siia alla, kleebin ja muudan ainult selle viimase ära. Ehk kui sinna lahtrisse või sisendvälja midagi kirjutatud ja õigsus on ka õige ehk tõene. True, jah. Selle tekstiväljaga ongi kõik toimetatud. Võtame siit kõrvalt tekstivälja 2. Ja sellel me tahame, et see koma jääk pealdisena jääks siia alles. Paigutame ta umbes nii, et see oleks mõtteliselt kena. Visuaalselt näeks hea välja. Aga nüüd stiilist kindlasti samamoodi, et see ei ole kindlasti mitte 20 ühikut mõistlik jätta või näiteks 3 ühikut või 2 ühikut. Aga siin samamoodi lisavõimalustest me tahame siin
et ta värvuks punaseks siis, kui in2 seekord on tõene, ehk sinna pesasse on midagi kirjutatud. Ja samal ajal on see õigsus siis vale. Enteriga kinnitame. Ja nüüd jälle, kui me siit võtame Ctrl+C, Ctrl+V ja viimase sõna muudame true'ks, on jälle, et värvi siis roheliseks, kui sinna lahtrisse on midagi kirjutatud ja õigsus on samal ajal õige. Nii. Meil on nüüd ka sisendväljad olemas. No proovime. Vaatame. 4 ja 4 on siin sellepärast, et ma alguses olen vastused defineerunud, et nad on 4. Aga nii kui ma siin muudan seda väärtust, siis siin ka muutub. Ehk kui ma arvan, et 13 jagatud 9 on 1 ja jääk on 4, seda ei taha muuta, klõps on kõrval, siis mitte midagi ei muutu, sest et tõeväärtused ei ole muutunud. Ma ei ole veel defineerunud mitte kuskil, et tõeväärtused muutuksid. Küll on mul kirjas, et kui in on true ja siis kas õigsus on vale või õige, et siis midagi juhtuks. Aga ma ei ole neid siin muutnud. Selleks me loome siia 2 nuppu. Esimene nupp on kontrolli. Teine on siis uue tehte võimaluse loomiseks, et õpilane saaks siis mitu korda harjutada, mitte ainult selle ühe arvu versiooniga, mis me talle algselt siia ette maname. Aga võtame järjest. Võtame nupu, klõpsame siia kõrvale, kirjutame peale kontrolli. Nii. Ja nüüd me GeoGebra skripti kirjutame järgneva. Ehk määraväärtus, õigsus 1. Ehk ta nüüd kontrolliks selle esimese pesa, selle, ja et mis me siia trükkisime, see pandi vastus 1. Ehk kas see vastus 1 on võrdne ja mida nüüd see tagumine avaldis ütleb? Vot siin, et millisel juhul. Ehk kui ma A-st ehk sellest lahutan jäägi maha ja siis seda arvu jagan 9, et kas see vastus on siin, on selles avaldises kirjas. Ehk kui ma A-st ehk 13 võtan jäägi maha, eks ole, seal A jagatud B-ga jäägi, ja nüüd vaatan, et kui ma jagan B-ga ehk 13 minust 4 on 9, kui ma 9 jagan 9, siis saan 1. Sellisel juhul, et ta kirjutaks, et õigsus on true, vastasel juhul false ehk vale. Õigsus 2. See käib GeoGebras eriti lihtsalt. Ehk kui ma siia jäägi lahtrisse kirjutan midagi, siis see võrdsustatakse vastus 2, ehk see on 4. Ja nüüd siin kontrolli, kas vastus 2 on võrdne A jagatud B jäägiga. Ehk 13 jagatud 9 jäägiga. Ja kui see nii on, panen tõeseks, see õigsus 2, vastasel juhul false. Ja samal hetkel, kuna siin pesas on numbrid olemas, määra väärtus in tõeseks ja väärtus in2 ka tõeseks. Paneme OK. Ja loome kohe ka ära nupu uus tehe. Siia kõrvale, mille GeoGebra skripti kirjutame siis, et ta värskendaks konstruktsiooni, sellepärast, et siis ta määrab uued arvud meile siia A-ks ja B-ks. Ja samas, et me väärtus in1 jälle keeraksime false'iks, in2 ka false'iks ja samamoodi siis õigsused. Ja vastused, et ta tühistaks ära enne kirjutatud vastused. Nii, võtame siit kontrolli, kontrollis ära. Jagatis on 1, jääk on 4, uus tehe
nüüd tehti tühjused siia. Panen kontrolli, läheb punaseks, sellepärast, et siin ei ole midagi sisse kirjutatud. Uus tehe ja jälle tuleb. Ja niimoodi saab mängida. Muidugi nüüd, kui mängid, siis on näha, et kui siia tekib kahekohaline arv, siis see võrdusmärk jääb natukene varju. Selle jaoks saab võtta jälle siit luku maha, kas siis seda esimest tekstipesa natukene liigutada või siis neid tagumisi liigutada. Samas natukene siin veel kontrolli nupu asukohta ja uue tehte asukohta ka parendades. Nii. Ja veebis on mul näha, kus ülesandel on ka mingisugune sinine taust. Vaatame selle ka üle. Kui see siin tausta peal ei tule topelthiireklõpsuga, parem hiireklõps siis ja graafikavaade. Nii. Ja värv. Ma nüüd vaatan, mis mul siin aktiivne on. On vist graafikavaade ikka, jah. Võtame sinise värvi. See on tekst on mul praegust aktiivne. See tekst paneme ta mustaks tagasi. Ma tahtsin siit graafikavaadet. Nii, nüüd on graafikavaade. Kerime alla, tausta värv. Ja kui me nüüd siit valime mingisuguse kas heledama sinise, siis on näha, kuidas taust on heledam sinine. Ja siis ma näen ka, et tekstile ümber jääb sükene valge ala. Selle eemaldamiseks ma teen teksti aktiivseks ja siit alt ilusasti saan siis selle tausta maha võtta. Siis näeb selline kena välja. Samas, ka nende nuppude värve saan muuta. Kui ma võtan paremhiireklõpsi omadused ja esiplaani värv, see paneb tekstivärvi muudab, aga taustavärvi võttes siis grammi tumedama sinise näiteks. Saame sellise võib-olla liiga sinise tulemuse, aga võib proovida. Niisugused hallikamad. Uue tehte puhul klõpsan siia, läks nupp 2 aktiivseks, saan sama värvi valida. Ja kui olen tööga rahul, siis on mõistlik see salvestada. Nii väikse töö puhul ma vahesalvestamist ei teinud, aga loomulikult, mida tihedamalt salvestad, siis seda vähem on kahetseda, kui midagi vahepeal vool ära kaob või mis iganes muud. Aga ilusat pusimist!